Tere! Mina olen Tarmo veebilehelt Meile meeldib mängida ja nagu tavaliselt võtame me täna midagi karbist välja. Aga tänane karbist väljavõtmine ei ole kuivõrd seotud videomängudega, vaid pigem nostalgianeerudesse korraliku hoobi andmisega. Mis teile, kallid vaatajad ja kuulajad, meenub, kui te kuulete nime Raivo E. Tamm? ENSV, Ivar Vigla show, Õnne 13, seenelkäik. Kui te olete umbes minuga samast põlvkonnast, siis tõenäoliselt meenub teile niuke mõnus julge häälega lause teksti luges Raivo E. Tamm. Just nimelt. Ma pean silmas mootorratturhiiri Marsilt. See oli, kus ma tõesti ei mäleta, millal ta täpselt Eesti telekanalites, Kanal 2 täpsemalt siis jooksis, aga tegu oli niukse märulisarjaga sellisest perioodist, kus hästi palju rõhku multikates asetati keskkonnakaitse teemadele ja siis mootorratturid Marsilt ehk siis Biker Mice from Mars selle originaalpealkirjaga räägib siis 3 Marsilt sõjakeerise eest põgenema sunnitud hiirest, kelleks olid Trottel, Modo ja originaalis Ian Zieringi Beverly Hills 90210 sarjast või siis Sharknadost. Ian Zieringi käest hääle saanud Winnie. Noh, näed, tema ratas ja laguneb mul. Minu meelest oli see aasta 98, kui seda vähemalt viimati Eestis näidati, võib-olla on ka varem, sest sari nimelt on ise valminud aastal 93. Ja Trottel on oma kiivri ära kaotanud. Ma selle tõi kõrvale. Kõik jäävad kiivrid peast ära. Jumal äge. Aga mõtlen, et see oli ilmselt üks esimesi multikaid, mida ma sain fännata koos action figurite ehk nende kujukestega, tegelastega. Ämblikmees oli teine, vana ämblikmees oli teine sarnane, sest ka selle kujukest oli olemas. Aga mootorratturid Marsilt oma siis 2 hooajaga või 3, palju need iganes oli minu jaoks selline esimene samm sellise fännamise ja kogumise maailma, et kus ma sain nagu erinevaid asju endale tänu minu vanematele, kes miskipärast minu hullust talusid, said neid osta. Ehk siis need olid esimesed sellised action figurid, mida Eestis nagu terve tooteliinina müüdi, et nendel kõik liikuvad käed ja pead ja sarved lähevad. Poleks lähemale. Et tal on niisugused liikuvad käed, pead, jalad, natuke veidrate proportsioonidega, sest ta see, ma ei teagi, kui see pikkus on 5 tolli, ehk siis mingi 12,5 sentimeetrit. Et ta on sellised esimesed asjad, mida ma sain nagu fännata ja koguda, sest et lisaks siis nendele hiirtele endile müüdi eraldi ka nende rattaid, mootorrattaid, mis siin taustal on, millel olid igasugused erinevad jõuksed funktsioonid, mida sa said kasutada. Ma olin selline Soome kanalite peal fännanud neid, eks ole. Siin on vastane härra Õlirull, Chris Pitt, veepritsimis actioniga. Et kui talle tünni sisse vett panna ja siis seda vajutada, siis ta pritsib siit elvasti vett välja. Ja siis hiljem tulid veel teised tegelased, nagu siis see peaks murtud sarvega tegelane peaks olema selle robotkäega Modo vennalaps, õelaps, kes iganes oli. Et
vaadatud hilisemastest seeriadest, väljalasetest. Rimfire, ma mäletan, eesti keeles ma tõesti ei mäleta. Inglise keeles oli ta nimi Rimfire, et kõik olid oma relvad, mis tegid igasuguseid asju ja ta on mul selles mõttes nüüd alles jäänud. Ja noh, mootorratturiides on ka videomänge, mitte küll eriti väga häid, aga Super Nintendo ilmunud selline rock'n'roll racingut meenutav niisugune ringraja sõit oli tegelikult täitsa mängitav. Et kes seda nagu kogenud on. Tegelikult ei olnud need liigutavad kujukesed ei olnud tegelikult üldse esimesed, mis Eestisse müüki tulid. Tõstame rotid, vabandust, ei ole rotid, hiired on. Tõstame teist ära. Vaat need kumminukud olid esimesed mootorratturiite mänguasjad, mis tegelikult Eestis müügil olid. See oli veel seal appi, kuidas seda nimeda, ei ole Vesse Maxi Market, kus see on selline vana, kus praegu ladu on see kaldatee. Nõmme serva peal, Nõmme Mustamäe vahel, kus oli kunagi Maxi Market, suur. Siis seal oli terve riiul neid Eesti mänguasju. Esimesed mootorratturiite mänguasjad olid just nimelt üks kumminukud, mis nagu otseselt ei ole poseeritavad, aga nendel nagu põlved ja käed nagu jäävad nagu teatud asenditesse. Aga noh, ratta peale sa neid istuma ei pane, sest sa väärad niisugusesse veidrasse asendisse. Noh, nad ei seisa väga hästi, kui sa neid nagu ette ei painuta, siis ta seisab niisugune nagu lennuk nagu. Ja ma mäletan, et ma nuiasin hullult, tahtsin seda osta endale. Et noh, need esimesed mänguasjad mootorratturiides, ma pidin selle saama. Moodo oli mu lemmik tegelane, eks ole, nagu ta oli hea südamega, suur kolakas. Ja vist läks nädal või 2, kui ma olin selle tüübikese siit saanud. Siis tulid müügile nemad oma täisliikuvas ilus ja ma olin nagu nii pettunud, et jeebus, ma kulutasime raha selle peale, aga nüüd on juba uued ja ägedamad on nagu olemas. Aga see kõik toimus, jumal küll, üle 30 aasta tagasi. Või noh, kuskil 30 aastat tagasi, eks ole. Siiamaani mul on alles. Ja te kujutate ette, kui ma 2023. aasta suvel kuulsin, et üks Ameerika ettevõte nimega Nacelle Company on omandanud oma uue retro multikate maailma universumi, Nacelle-versumi raames ka mootorratturhiirte õigused. Sest sellega kaasnesid uued mootorratturhiired Marsilt. Nüüd juba tunduvalt uhkemad ja suuremad ja paremini liikuvamad, ma loodan. Ja vaat need 3 mootorratturiirt me täna karvist välja võtamegi. Neid nimelt Euroopa poodides minu teada ei müüda. Nacelle Company kodulehelt saab neid küll tellida. 3 hiirt vist maksis kokku $100, pluss siis saatekulu oli $60 juurde või oli siis eurod. Noh, $1 põhimõtteliselt vahet ei ole, eks ole. Et nende hind oli päris hirmutav. Aga eelmise aasta keskel tegi Nacelle Company kokkuleppe Ameerika ühe suurema kaubandusgigandi Walmartiga. Ja ühel hetkel need hakati vist alla hindama. Esialgne hind oli ka seal 39,99. Siis ühel hetkel hakati nende hinda alla laskma. Tõenäoliselt kõik ei ole nii retrofännid nagu mina või mõned minu vaatajad. Ja nende hind kukkus $20 peal tükist. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et kuna ma tunnen inimesi, kes tunnevad inimesi, kes suudavad Ameerikast asju siia toimetada. Ma ütlesin, et kuulge, saatke mulle palun need mootorratturiired. Ja nüüd mul ongi suur hea meel need
koos täie karbist välja võtta. See on minu jaoks ka esimene kord, nii et kui ma natukene rõõmust inisema või ruigama hakkan, siis ärge pange tähele. Nii, aga alustame. Kellest me alustame? Alustame Trottlist. Trottel oli mootorrattuuride kambajuht. Tema kaotas marsilahingutes siis silmanägemise ja ta sai ropot silmad, eks ole. Tema on siis, võtame siis kui esimese. Nii, tema on Trottel. Et uutel hiirtel on samuti küll rattad eraldi nüüd müügil, aga nende ostmisena on veel jõudnud, sest need maksavad kuskil $60 tükist. Kannatame ka nende hinnalangus äkki ära. Nii. Vabandust, kui aega läheb. Ma naudin seda protsessi siin. Nii. Ja apsti. Siin on siis uus Trottel. Tunduvalt suurem poiss juba, eks ole? Ja taas hakkab prille peast ära võtta. No nii. Silmad on küll nihuk täpselt nii, et ma kuidas või täita. Silmad on küll sellised, et tema on küll asju näinud. Ma ei mäleta, millised tal multikas silmad olid, aga prillidega näeb palju asisem vend välja juba. Tun. Nii, vaatame siis kohe liigendid ka ära. Isegi riided on eraldi selga pandud. Põhimõtteliselt saaks vesti seljast ära võtta. Nii, õlaliigend on olemas. Kätt siit pöörata saab. Nii, siin küünarnukis on mitu liigendit? 2 või? 1 liigub, aga ma teist ei julge praegu väänata. Randmes on liigendid ja käsi saab ka vahetada, tal on kaasas 1, 2, 3, 4 vahetuskätt. Nii. Kuulge, need on küll nagu lahedalt liigendatavad lausa ju. Neid saab poseerida küll, talle nii palju liigendeid, võtan nii õlad, käed, käsivarred, randmed, 2 pidi veel, pea küljele edasi-tagasi alla. Pea peaks olema samuti vahetatav, sest päid on siin samuti on niukene ammuli suuga. No, fokusseeri ära nüüd. Ja siis loomulikult ratta enam kiiver ära ei käi, aga need uued kiivrid olid näed, siin tal kiiver on need, kes multikad mäletab, siis vaat see on nagu see, nagu nad päriselt multikas kiivriga välja nägid. Et see esimese hiire kiiver ei ole nagu niuke multika korrektne. Et nüüd uuel on ta, vaatab, kas me saame pea ära ka kohe niimoodi või murrame pooleks, veel ei hakka, las ta olla. Nii. Igastahes liigendeid on hunnikus, näeb väga äge välja. See leiab aukoha minu kuskil mõne riiuli peale. Nii. Tal on lisaks kaasas siis ka veel pisike püstol. Loomulikult hot dog, sest mis hiirtel kõige rohkem maitseb. Hot dogid ja külmad joogid. Sobib. Ja siis on tema relv. Milleks on niuke, mis peaks idee järgi tulistama, aga see vajab vist natukene tuunimist, sest ma vajutan voolemeelne, aga see ei taheta üldse ära lennata. Ja neid varukettakesi on siin ka terve hunnik. Nii et. Ja relv ei tööta väga seda vast ülitama või natuke tuunima, sest see liigub küll natuke viletsalt. Ma kardan, et selle pigistab suht kiiresti puruks. Mul on isegi, kuna sama relv oli ka selle pisikese originaal Trottelil olemas, mul on 2
originaalketast alles, aga relva ennast enam ei ole. See on nagu põlvkondade mängijatega täiesti ära kadunud. Nii. Trottel karbist väljas. Lükkame selle lisapahna siia kõrvale. Vanad kettakesed paneme ära. Võtame Winni. Mitte Winni Puhh, vaid Winni. Tema vana adrenaliinisõltane naistemees, mida kõike lihtsalt rõõmus sel jäi siis sõjas ilma poolest näost. Ja tänu sellele kannab ta siis niukest raudset maski, mis ei tee ta kindlasti mitte koledamaks. Nii. Oi. Käsi tuli küll väga lihtsalt otsast ära. Igas liigendid vajavad natukene sättimist, et nad toimiksid. Nii, aga paneme jälle võrdlusmomendi. See on originaal Winni. Tõstame trotlid natukene eest ära praegu. Nii, ja siin on siis uus Winni. No nii, ära nüüd löö oma väikest vana sugulast. Kuulge. Taaskord hulk vahetuskäsi. 2 vahetuspead. Selline, nii, kus ma nüüd varem näidata saan. Selline naerunägu. Originaalnägu on muidugi selline, silmad on täpselt nagu mul sellel trottil olid, et on asju näinud. Nii, kuulge nüüd. Ja kiivriga pea. Identset jubinatega on kaasas hot dog ja sama püstol, mis oli ka trotlil. Ja põhirelvadeks on Winnil vana hea sõrkang ja selline, kuidas öelda, mingi haaramiskonks. Need on mul kusjuures alles originaalist. Näete. Originaal töötab ka niimoodi. Krõmps. Ja originaalsõrkangil oli tegelikult niuke väike trikifunktsioon. Ehk see oli omamoodi nagu fidget spinner, kui sa kuju ees hoidis, sa keerutada. Nii. Appi, nende poseerimisega saab küll hakata nüüd usinat tegelema. No nii, vaata, paneme Winnile lõbusama pea. Winni alati on lõbus selline, et pean talle see naeru pea panema lihtsalt. Klõpsti. Käis täitsa lihtsalt. Palju winnilikum juba. See tundub palju winnilikum nägu. Väga hästi. Aga tõstame ka need kõrvale. Lükkame pisipudi siia, sest me oleme jällegi. Ma heietan liiga palju. Tuleb nagu pikk jutt, eks ole. Lähme siis Moodo kallale. Moodo sai vast kõige rohkem rappida selles sõjas. Temal polnudki siin kleepsu. Moodo oli, see nii. Moodo kaotas pea karbist välja võttes. Nii, Moodo põhipea on siuke tõsine. Niuke, kus ta ei tee eriti mingit nägu. Esimene lisapea on niukse irvega, mis mulle kõige rohkus tegelikult. Annan selle praegu siia. Ja viimane lisapea on siis taaskord kiivriga. Proovime, vaata, milline kiivriga pea välja näeb. Paneme selle pähe.
nihuke mootorratturiir. Moodol oli see robotkäsi või nihuke. Vaat millest mul siin nüüd kahju on natukene. On see, et see robotkäsi on küll nagu uhke, aga ta ei ole liigendatud niimoodi, nagu ta multikas tegelikult olema peaks. Multikas nimelt, kui me võtame nii, me unustasime vana moodo ära. Pakki pisike ta on. Nii, ma unustasin vana moodo ära. Näed, vana moodo käeb. Moodole tegelikult siin käe pealt tuleb välja laserrelv. Klõps vanal käis ta niimoodi lahti. Et siin arusaadav, et siin ei saanud seda kätt nagu pöörata. Et muidu ta lasi ju käe pealt. Ma nii lootsin, et temal on see pöörus. Ma saan kas või käe poseerida niimoodi ette, aga tal pöörleb ainult see rusika osa ja siit see ülevalt see, aga see ei luba seda niimoodi poseerida, nagu ma tahaksin. No nii. Siit tuleb välja veel terve hunnik käsi. Taaskord erinevaid, mida kõike saab talle kätte panna. Järjekordselt väike püstol ja hot dog. Ning moodorelvaks mänguasja maailmas oli niuke raketipüstol või siis raketiheitja, nimetagame seda õigesti. Seda saab talle siia kätte panna. Aga nii, nagu ma näitasin, et tal see parem käsi siis ei toimi nii, nagu ma tahaksin. Ja samamoodi on kaotanud natukene oma võlu siis seesama raketipüstol. Nimelt nii, kui me nüüd viskame selle uue kolaka siia, tõstame korra moodot pikali. Vana raketipüstol on mul natukene katki, sest siin all see hoidmispulk on nagu ära murdunud. Sest originaalis sai seda panna, eks niimoodi siia käe peale, et ta hoidis rusikaid alt kinni. Aga vana püstol võimaldas siin taga, näete see nupuke. Puink, õlirull sai praegu raketiga. Ei saanud haiget, ei ole hullu. Keegi ei pea kartma ega kuhugi teavitama. Ja uuel raketipüstolil seda funktsiooni enam ei ole. Rattaid väga võrrelda ei saa praegu, kuna uusi rattaid ma pole ostnud. Nii. Vahetame pead uuesti ära. Nii. Nüüd kärinal niimoodi. Ja nüüd teeme see viimase võrdluse. Nii, uued või teeme siis vanad hiired. Kõik kõrvuti. Hops. Nüüd saame moodonänni iga kuhugi minema siis. Jõuame teieni. Nii, vanad hiired on kõik enam-vähem ühe pikkused. Pikkuse vahet eriti ei ole, nii et kiitsakas, Vinni ja moodo ja kõik on peaaegu ühe pikkused. Moodo on natukene pikem. Aga ta ei ole niisugune massiivne kolakas. Ja uued Nazelli hiired on siis nagu nii-öelda suuruse poolest korrektsemad. Et nad on kõik ilusti võrdsed. Et seekord siis selline unboxing. Ma loodan, et see meeldis teile. Et minule pakub mulle pakuvad action figure'id ikka selle mõttes huvi. Ja ma ei saanud neid mootorratturiiri nagu hankimata jätta endale, et need leiavad kindlasti ägeda koha kuskil minu riiuli peal. Ja ma loodan, et kui ma lapsed mängivad nendega,
mingil määral vähemalt. aga nagu eesti keeles siis tuntuks sai, keerutame saba